Tere kõigile! Täna lahendame koos ühe eksami ülesande. See ülesanne on pärit 2019. aasta matemaatika lõpueksamist 9. klassile. Siin sa näed ülesannet 3. See ülesanne siin on siis protsent ülesanne. On ette antud siis küsimused ja nendele vastamiseks on antud ka andmestik, kus sa saad siis hakata infot otsima. Protsentülesannete lahendamiseks pead sa oskama siis funktsionaalselt lugeda. See tähendab seda, et sa mitte ei oska ainult neid sõnu siin kokku lugeda, vaid sa saad ka aru, mis siin tekstis räägitakse. Ja samamoodi pead sa aru saama ka sellest, et mis lisainfot sul andmestikus antud on. Siis peab sul muidugi olema selge protsendi mõiste ja ka need seonduvad mõisted ehk siis osamäär, osa ja tervik ja sa pead oskama leida siis osamäära, osa ja tervikut. Kui sa tunned, et mõni nendest eelteadmistest on sinul nõrgal tasemel, siis enne protsentülesande lahendamist kindlasti harjuta mõnda nendest oskustest, et oleks sul protsentülesande lahendamine lihtsam. Lähme ülesande lahendamise juurde. Kõigepealt tasuks alati ülesanne täiesti lõpuni läbi lugeda. Siin on siis viidatud tooteinfole ja vastavate siis vaja küsimustele. Siin on 6 küsimust, need sa kindlasti võiksid läbi lugeda enne ülesande lahendamist ja uurida ka seda andmestikku, mis antud on. Siin on antud siis täisterasepiku tooteinfo, nii nagu pakenditel ikka on. Siin on öeldud, kui suur see sai kokku on, eks ole. Siin on 500 grammine sepiku päts, mitu viilu see on. Koostisosad on antud lausa osamääradega, et kui suur on täistera nisujahu osakaal selles tootes, nisuterade osakaal ja nii edasi. Ning siis on eraldi ka antud 100 grammi kohta, kui palju on selles tootes siis rasvu, süsivesikuid, kiudaineid, valku ja soola. Nii, aga alustame siis esimesest küsimusest ja paneme siis kirja, et kõigepealt leiame ühe viilu massi, ehk siis, et mitu grammi kaalub üks sepiku viil. Selleks olev info on meil kõik olemas siin. Ehk siis terve see sepiku päts on vaja jaotada 20 viiluks, ehk siis teha jagamistehe ja saame kätte, et üks viil kaalub meil 25 grammi. Lähme teise küsimuse juurde. Küsitakse, et mitu grammi täistera nisujahu on ühes sepikus. Vaatame, kus me infot saame. Täistera nisujahu on meil siin koostisosana märgitud, selle osakaal on 54% ja kogu siis sepik on meil, ehk siis tervik on meil 500 grammi. Ehk siis paneme kirja, et leiame siis 54% 500 grammist. Selle jaoks ma soovitan sul see osamäär 54% teha 10 murruks ja siis korrutada see osamäär tervikuga. Protsendina antud osamäära saad sa 10 murruks, kui sa selle protsendi jagad 100-ga ehk 54 jagatud 100-ga on 0,54. Need mõlemad esitavad siis osamäära, aga lihtsalt need on osamäära erinevad nagu esitusviisid. Tehetes ei saa me otse kasutada protsenti, vaid tehetes peab siis kasutama seda osamäära, mis on siis 10 murru kujul. Nii, aga lähme siis edasi. Selleks, et leida osa suurust, tuleb meil siis osamäär korrutada tervikuga. Ehk 0,54 korda 500 grammi ja vastuseks saame 270 grammi ja siia ma olen siis pannud ka märksõna juurde, et see 270 grammi on täistera nisujahu kogus. Nii, lähme kolmanda ülesande juurde. Mitu protsenti moodustavad sepiku kaalust süsivesikud? Nii, vaatame, kus meil siis info asub. Süsivesikud olid meil siin alumises tabelis. Sa näed, et süsivesikuid on 49 grammi iga 100 grammi kohta. Meie sepik kaalus küll rohkem kui 100 grammi, aga iga 100 grammi kohta on seal süsivesikuid 49 grammi.
et kui ma nii-öelda suurendan seda kogust, siis suureneb ka süsivesikute osakaal täpselt sama palju kordi. Ehk mul tegelikult piisab, kui ma leian süsivesikute osakaalu 100 grammis ja see osakaal on siis terves sepikus tegelikult sama. Ja osakaalu leidmiseks tuleb mul siis osa jagada tervikuga, ehk osa on siin süsivesikute osa 49 grammi, tervik siin selle tabeli põhjal on 100 grammi ja kui ma nüüd neid ära jagan, saan ma 0,49 oma osakaaluks ja võin sellega siis protsendina kirjutada ehk korrutada 100-ga ja ma saan, et süsivesikute osakaal selles sepikus on 49%. Liigume järgmise küsimuse juurde ja siin küsitakse, mitu grammi valke on keskmiselt ühes sepiku viilus. Vaatame jällegi, kus meil info on. Valgud on meil siin märgitud ehk 10 grammi 100 grammi kohta ja sepiku viil, eks ole, sepiku viilu info on meil siin, et üks viil kaalub 25 grammi. Valgu koguse teadasaamiseks on mul kõigepealt vaja teada siis valgu osakaalu. Selleks teen sama nagu süsivesikute osakaalu leidmisel, ehk siis valgu osakaal on 10 grammi jagatud 100 grammiga ja kui ma siit taandan, siis ma saan, et see on 0,1 ja saan sellega siis protsendina väljendada selle osakaalu. Nii, aga nüüd oli ühes viilus seda valgu kogust vaja meil arvutada, ehk siis osamäära korrutame siis selle viilu massiga ja saan siis 0,1 korda 25 grammi ehk valke on siis ühes viilus 2,5 grammi. Viiendas küsimuses tahetakse teada saada, et kui palju kaalub sepik siis, kui siis mõned koostisosad jäetakse lisamata. Terve sepik on siis alguses 100%, eks ole, et tervik on alati 100%. Ja kui nüüd midagi siit võetakse välja, siis see ei ole enam tervik, eks ole, et siis on ta mingisugune osa. Nii et sepiku uus mass on siis osa tervikust ja osa leidmiseks peame me kõigepealt leidma siis uue osamäära. Nii et vaatame siis uue sepiku osakaalu sellest nii-öelda tervest sepikust ja selleks me peame siis tervikust ehk 100% lahutama maha siis need vastavad protsendid, mis käivad siis idandatud nisuterade, rukkiterade ja päevalilleseemnete kohta. Ja saame kätte, et uue sepiku osakaal siis sellest tervest sepikust on 83%. Nüüd, et jällegi leida siis seda uue sepiku massi, ehk siis see on osa tervikust, selleks peame siis jällegi osamäära korrutama tervikuga ja selleks mõtleme siis osamäära 10 murruks, see on 0,83, korrutame terve sepikuga, nagu esialgne oli, eks ole, 500 grammiga ja saame kätte, et sellisel juhul, kui mõned koostisosad eemaldada, siis kaalub sepik 415 grammi. Ja oleme jõudnud viimase küsimuseni, ehk mitu sepikut on võimalik küpsetada, kui mett on 3 kilogrammi. Nii otsime üles, kus üldse meest räägitakse. Mesi on siin kõige viimane koostisosa ja seda on terves sepikus 0,5%. Ja mesi on siis osa tervest sepikust, eks ole, ehk see 3 kilo on osa suurus, 0,5% on osamäär ja meil on nüüd vaja leida tervikut ehk siis kõikide nende sepikute kaalu kokku, mida siis üldse sellest kogusest meest teha saaks. Terviku leidmiseks tuleb osa suurus jagada osamääraga ja kui sa siin paned tähele, siis ma olen juba selle osamäära 0,5% jaganud 100-ga, et ta oleks siis 10 murru kujul 0,005. See on mul siis seesama osamäär, mis siin on protsendina väljendatud. Ja kui ma nüüd selle jagamistehte ära teen, siis saan ma kätte, et kui mul on 3 kilo mett, siis saan ma teha 600 kilo sepikuid. Nii, nüüd tuleb siis jaotada sepikute vahel ära, et ma saaksin teada, et mitu sepikut ma teha saan. Selleks võtan selle sama 600 kilo, mis ma siit sain, ja jagan 0,5 kiloga. Nüüd, kust see 0,5 kilo tuleb? Kuna üks sepik on 500 grammi, ehk siin ma peaks jagama 500 grammiga, aga ma ikkagi pean need teisendama siis ühe ühikuliseks, nii et see 500 grammi olengi ma teisendanud siis 0,5 kilogrammiks. Muidu ma neid omavahel jagada ei saaks. Nii et jagan need ära ja saan teada, et kokku
saab siis teha 1200 sepikut. Ja ongi meil see ülesanne korrektselt lahendatud ja nüüd vaatame üle ka siis hindamisjuhendi, et mille eest selle ülesande lahenduse juures siis punkte antakse. Esimese punkti saad sa siis, kui sa oled siis selle ühe viilu massi leidnud, ehk siis lihtne jagamise tehe. Teiseks saad sa punkti siis, kui sa oled osa leidnud õigesti, eks ole. Nüüd protsentülesandes saab ka muidugi teistsugune lahendus olla. Sa võid olla kasutanud siin võrdepõhiomadust või võrdekuulist võrrandit, aga mina tegin siis seda sellisel viisil ja selle eest saab 1 punkti. Järgmiseks saad sa siis punkti, kui sa oled leidnud õigesti osamäära. Järgmine punkt tuleb selle eest jällegi osamäära leidmine. Siis 2 punkti osa on siis see, kus sa saad leida uue osakaalu sepikul ja korrutada siis selle tervikuga, et jällegi osa leida. Eelviimane punkt tuleb selle eest, kui sa oled sepikute kogu kaalu leidnud, ehk siis terviku leidmiseks osa ja osamäära omavahel jaganud. Ja viimase punkti saad sa siis, kui sa leiad selle sepikute arvu õigesti. Nagu ma juba mainisin, siis protsentülesandeid saab lahendada kasutades siis veidikene erinevaid võtteid. Siin on siis üks võimalik lahenduskäik olemas. Ja kui sulle tundub, et protsentülesande lahendamine on sinu jaoks keerukas, siis jällegi veendu, et sul on olemas eelteadmised ja kindlasti tegele siis nende kinnistamisega enne, kui sa protsentülesannet lahendama asud. Aga alati kehtib see, et mida rohkem sa harjutad, seda paremini sa oskad ja mida rohkem on sul eelteadmised selged, seda paremini tulevad sul ka protsentülesanded välja.